selline traditsioon, et Eesti delegatsiooni intervjueerib alati Marko kui staažikas kommentaator ja nüüd ma annangi mikrofoni talle, palun. No nii, Vanilla Ninja näete, on siin kõrval ja annab intervjuusid. See peaks olema siis selles mõttes nagu hea märk, et keegi midagi nende käest küsib, et mida seda siis uurime kohe nende käest. Nii, kuidas teil siis on läinud? Tere! Väga hästi, tuleb tunnistada, nii tore õhtu on olnud. No kui palju tuleb meelde siis eelmisest Eurovisioonist? Te olete ju vanad Eurovisiooni haid. Jah, me just arutasimegi Piretsiga, et me ei mäleta, kas oligi üldse Punane vaip 21 aastat tagasi, kas oli selline nagu... Kui oli, siis ei mäleta midagi sellest. Jah, et täna on ikkagi palju parem kohal olla ja kõike seda kuidagi nagu endasse võtta ja võtta kaasa, et jääks meelde. Mis on kõige huvitavam asi, mida siis läbi olete elanud? Te olete siin rohkem kui nädala ju kohal olnud. Kõige huvitavam asi, me oleme päris palju huvitavaid asju tegelikult teinud. Me oleme saanud lisaks proovidele ka teha šnitzlit. Haustes meeres oli väga kihvt selline meremuuseum, nii et siin Viinis on omajagu tegevust olnud meil küll. Ja no me oleme ikkagi iga päev siin väga palju kohtunud erinevate fännidega ja üllataval kombel päris palju on tulnud juurde neid inimesi, kes on rääkinud, et nad on meie bändi algusaegadest meid kuulanud ja selliseid toredaid lugusid on jagatud, et väga nunnu ja samas ka väga tihe töönädal on olnud, tuleb tunnistada. Teil on kõigil lapsed ka siin kaasas, mis siis lapsed teie laulust arvavad, mida nad ütlevad? Ma tean, et see Eurovisioon on too epic, sest et enamus meie omadest on nii pisikesed, et see hääldus on nagu vähe teine, aga ma arvan, et nende jaoks see sõnum on sama, et see on too epic, Mida siis teilt küsitud on täna, te olete mööda Sinist vaipa tulnud, mida teada tahetakse? Praegu mõtlen, kas mingeid väga palju kordusi. Küsitakse jäätise kohta. Aga pole keegi mitte keegi pole jäätist maininud, mis on, see on huvitav. Aga muidugi eelmisest Eurovisioonist on küsitud. Jah, see ongi põhiküsimus. Et mis on muutunud 21 aastaga, see on põhiküsimus. Mis te vastate siis, mis on siis muutunud? Meie jaoks on muutunud see, et me saame seekord ikkagi kodumaad esindada, see on nagu suur muutus on ju meie enda jaoks, aga no lihtsalt tehnilises mõttes on lihtsalt ikkagi asi arenenud kõvasti edasi, et lava on nii võimas, LED-ekraane on rohkem kui mahub ja mis veel? Sotsiaalmeedia on 21 aastat tagasi ei olnud sotsiaalmeediat, see on jälle üks suur sükene lisategevus. Järjest on olnud, et me oleme TikTokis laivis ja nüüd lehvitage meile, seda ei olnud 21 aastat tagasi. Finaal on juba tegelikult väga varsti, me teeme seda intervjuud täna pühapäeval ja te peate juba homme õhtul läks ju korralikult laulma, et laulate siis ikka korralikult, žürii kuulab teid kõrvalt titkis. Meil on plaanis korralikult laulda ja me oleme täiega valmis tegelikult, me oleme oodanud seda momenti kuidagi nagu nii kaua, me oleme tegelikult ju novembris saadik neid ettevalmistusi teinud ja issand, kui tore, kui lõpuks nagu see päev jõuabki kätte, et see on ülitore. Ja meil on ikkagi plaan korralikult lajatada, loodame, et õnnestub, aga me oleme valmis. Suurepärane, aitäh teile ja soovin palju edu teile, aitäh! Sellel aastal kuidagi saab hästi võrrelda võistlejaid meie lauljatega. Itaalia härra näiteks on